Tean, et mul päris juunikuu on vahele jäänud, tegemata jäänud juuni ladumine. Mitte, et ma peaks, aga mulle tundub, et seda võiks teha. Ja juuniks. Ja põhiteema juunis on maag. Ehk siis sul on kõik, ütleme nii, kõik tööriistad olemas, kõik võimed olemas, teadmised, et midagi saavutada, midagi ära teha. Sind toetab, sealt tagant tuleb tal, ütleme nii, et kosmiline energia, mida ta väga meisterlikult kasutab loomise jaoks. Ehk siis sa oled kuidagi oma väes rohkem sellel kuul. Ja sa justkui tead, mida teed, sa tead, mida teha, mida on vaja teha, kuidas midagi saavutada, midagi ära teha, ütleme nii. Siis katsumus. Küll võiks olla mitte katsumus. Karikas. Tunded ja armastus, ütleme nii, või katsumus võib-olla suhete või armastuse teemal või mingid emotsionaalsetel teemadel midagi käima saada või midagi liikuma saada. Et sa oled küll, siin tegelikult näitab ju, et tal on kõik need vahendid olemas, et olla edukas, siin on tal üleval karikas ka. Kõik need elemendid on tal olemas. Aga kui see on nagu katsumus, seega ma ütleks, et tegelikult see ei olegi võib-olla nii suur katsumus, sest sa oled sellel kuul üsna meisterlik, ütleme nii, asjade ära tegemises. Ja ka need emotsionaalsed teemad või südameteemad ei tohiks olla eriline katsumus. Aga vaatame. Alateadvuse mõjutused on Knight of Cups. Ehk siis jällegi ikkagi tulevad need emotsionaalid ja tunded välja, ehk siis alateadvuses võib-olla on sul vajadus armastuse järgi ja tunnete järgi ja emotsionaalselt sa tahaksid anda ja jagada ja ka ise saada nii-öelda. Et siin võib olla siis suhetega seotud ja sa tahad kuidagi rohkem läbi tunde ja läbi südame inimestega suhelda, anda ja jagada ennast. Ka lähiminevikus oli siin karika 7 erinevad valikud, mida valida, mis suunas minna. Sa võisid tunda, et liiga palju on erinevaid valikuid ja karikad on ka pigem emotsionaalsete teemadega seoses. Et oli nagu võib-olla keeruline valida midagi, mingit kindlat suunda valida, selgelt mõelda, selgelt valida. Et siin oli mingisugune segadus või vähemalt oli see mingi valik vaja teha. Ja võisid mõelda, et mis siis saab, kui ma selle valiku teen, mis siis saab, kui ma tolle valiku teen. Ka vaata, mis su teadvuses on. 7, sauade 7. Mõtted. Võib-olla sa tunned, et sul on vaja ennast kaitsta või kuidagi enda eest seista. Aga sinu käes on ka üks sau, ehk siis sulle põhimõtteliselt ei saadeta midagi, mille jaoks sa valmis ei oleks või millega sa
toime ei tuleks. Et kuna sul on see, ütleme nii, et maagia, sul on võimed, siis kõik, mis su teele tuleb, sa tuled selle kõigega toime väga edukalt. Ja see on midagi, millele sa rohkem mõtled juunikuus. Et ma ei näe väga suuri katsumusi praegu. Lähitulevikus. Temperance. Väga äge kaart on. Ehk siis see on harmoonia ja tasakaal. Ta valab siin 2 karikast. Ehk siis ikkagi tulevad need emotsioonid välja. Kui sa arvad, et sul on mingi katsumus võib-olla emotsionaalselt, siis sa oled tasakaalukas ja sa suudad nagu erinevate inimestega, sa suudad harmooniat hoida ja tasakaalu hoida. Et sa oled kuidagi omas elemendis, ma ütleks nii. Nagu väga ilusti tuled toime asjadega. Aga vaatame veel. See on soovitus. Soovitusena torn. Siin inimene hüppab välja. Siin ta hüppab välja sellest tornist. Välk lööb sisse, nagu välk selgest taevast öeldakse, on ju. Sulle soovitatakse mingi täiesti ulmeline, sinu jaoks siuke ulmeline muudatus teha. See võib olla isegi midagi, mida sa oled mõelnud. Et sa oled näiteks mõelnud sellele, et mis siis saab, kui see läheb kokku selle lähiminevikuga, sa oled mõelnud, et mis siis saab, kui ma teen selle otsuse, selle valiku, mis mind ees ootab. Ja tegelikult öeldakse, et sa tuled väga hästi toime, sa oled väga teadlik. Mis iganes see on. Soovitus on näiteks ka lasta kukkuda, kokku variseda sellel, mis iganes tahab kokku kukkuda, mis iganes tahab lahkuda, mis iganes sa tunned, et on vaja jätta, on vaja eemalduda sellest. Nagu tee seda, sest millegi jaoks on vajalik, see kuidagi hoiab sind tagasi, mis iganes see on. Võib-olla sa ise tead seda, tõenäoliselt sul tuli kohe mingi mõte pähe, mida sul on vaja jätta, millest on vaja eemaldada, kust on vaja lahkuda. Et selline soovitus on. Ja ümbruskond, kuidas mõjutab sind ümbruskond? 4 of Swords. Puhkus, tervenemine, aja maha võtmine. Seesama sõnum tuleb ka muudkui läbi, aja maha võtmine. Et kas keegi su ümbruskonnas on võib-olla väsinud või su väline maailm su ümber nii-öelda sunnib sind puhkama. Jah, vaatame edasi. Lootused ja hirmud. Judgment. Näita nüüd. Siin on öökull ka üleval. Ülestõus, inimesed ärkavad. Justkui kirstudest, ütleme nii. Võib-olla nad on vampiirid, ma ei tea. Aga kui lootuste ja hirmudena sa loodad täiesti uuesti alustada, ütleme nii, justkui surnuist tõusta. Siin on öökull, kes on ilmselgelt esindab teadmisi. Ehk siis sa nagu loodad, et kui siin on näiteks see torn, et sa tuled sellest välja teadlikumana, targemana, et sa tead, mida teha edaspidi, et sul on nii-öelda elutarkus, et sa saad
uueks endaks, ütleme nii. Ja kui sul on nii-öelda mingi kõrgem kutse, no nad vaatad ülespoole, nad vaatad öökulli poole siin. Et sa tahaksid sellele järgneda, et sul on mingi kutse, võib-olla mingi tõmme ja sa tahad sellele järgneda. Ja siin on ka see torni teema, et siit on vaja edasi minna. Võib-olla on vaja mingi väike paus võtta, eemalduda maailmast korraks, endale keskenduda ja siis toimub siuke nii-öelda väike ülestõus. Ja lõpptulemus. Ai. Mõõkade 7, see on siuke salakavalus. Tal on siin õpikud käes, tal on nii palju õpikuid, ta ei jõua neid kõiki käes hoida või no raamatuid. Võib-olla sa õpid midagi salaja või teed midagi salaja, ta läheb keldrisse, et niimoodi, et keegi ei teaks. Ta ei taha teistele öelda, mis ta teeb, ta ei taha, et teised võib-olla teaksid, ta teeb salaja. Ta teeb midagi salaja, ta loob midagi salaja. Et sul on vaja olla kaval, diskreetne, ütleme nii, et kui sul on mingid väiksed võidud, siis neid endale hoida. Et kuidagi praegu on hea nii-öelda vaikselt võib-olla salaja liikuda, teha samme oma elus salaja. No ei pea nagu täiesti salaja, aga sa ei pea kõikidele kuulutama seda, millega sa tegeled. Et sa oled praegu arenemas ja oma võimeid arendamas. Ja taaskord siin ma ütleks jälle, et saadab edu. Sa oled ise tasakaalus. Sa oled teadlik ja meisterlik. Ehk siis juunikuu on, ma ütleks, et üsna huvitav. Endale keskendumist on palju, endaga tegelemist, enda eesmärkidega tegelemist. Et taaskord ma soovin jälle edu selle kõigega, mis sa teed, see tundub põnev. Tahaks ka teada. Vot nii praegu. Tšau.